On 11. päev ja me ootame hotelli ees bussi, et sõita Vadirani. Läheme telgis, kus on nagu mingi 60 kraadi sooja. Me saame autoveestis sõita. Kertu saab lõpuks enda unistuse täita. Meie kõrval asub Araabia Lawrence'i maja, aga tegelikult keegi täpselt ei tea, kas ta elas siin või mitte. Siin samas kohas elas ka Araabia Lawrence juttude järgi ning müüs oma suveniire täpselt selle sama leti peal. See on ajalooline lett. Siin siis ränduritele müüs Araabia Lawrence ka suveniire. Looduslikke silla juures. Kuidas me üles saame? Mööda mäge. Jälle mingi ronimine. Ma kõnnin üle selle õhukese kivisilla ja ma jõudsin teisele poole elusalt. Isegi kraginat ei kostnud. Lühikene džiibituur hakkab nüüd läbi saama. Üks viimaseid punkti, mis me külastame, on siis Lawrence'i kanjon. Just hetk tagasi te nägite Lawrence'i nägu kivisse raiutult ning ka prints Abdullah esimese.
sõime just lõunat koos meie kämpingukaaslastega, kelleks on 4 ameeriklast ja 2 belglast. Ja kohalikud rääkisid meile kohalikke lugusid. Nüüd me lähme avastame ümbrust. Tundub, et väljas on päris kuum, et üle 40 kraadi, nagu lubati. Tõenäoliselt on Wadi Rummi puhul tegemist kõige puhtama kohaga siin Jordaanias. Üldse ei vedele prügi, kui siis minimaalselt. Ja siin on töötavad prügikastid. Keset kõrbe on prügikastid. Me kõnnime mööda liivatüüni. Me kohe otsime kaamli skeletoni üles. Me sõime just peduiinide traditsioonilist õhtusööki, mis oli väga hea. Ja nüüd me lähme Kalju servale vaatama tähti. On teine päev kõrbes ja me lähme kohe hommikust sööma. Täna absoluutselt õhk ei liigu ja on päris soe ning väga hea pigistama. Ei ole üldse sama mõnus kui eile, selline kerge tuul. Ringi matkanud ümber mäe, mis asus meie kämpingu ees. Tuli välja, et see oli natuke suurem, kui me ootasime. Üldiselt on siin juuli keskmine pretsipitatsioon 0, absoluutne 0, siis nüüd meie auks saab see 1 peale. Ma mõtlen, kui suur on tõenäosus, et sa tuled 8 päevaks kõrbe ja siis saab vihma.
lõuna on valmis.